mina olen Eiki, esindan Ghost Audiot ja meie algne visioon selle autoga oli selline, et ta oleks võimalikult noore inimese lähedane ja kogu see ehitus, kõik, mis me siia teeme, oleks võimalikult lihtsasti kasutatav ja võimalikult vähe häiriks igapäevast auto kasutamist. Meie idee oli paigaldada siia autosse makk nõnda, et ta ikkagi sulanduks selle originaalsüsteemiga ühte, mis siin autos on. Kõlarite paigutuses kahjuks väga palju variante ei olnud, kuhu panna, et need suured kõlarid siiski mahuvad ainult ukse peale ja oma originaalkohtadesse. Küll tuleb uksi nagu ulatuslikult ümber ehitada, et see oli meie visioon ja see tõenäoliselt ka saab teoks. Tweeterit paigaldasime peaaegu originaalkoha peale ja kõlarikast taha vasaku külje sisse ja samas järgides, et võimalikult vähe võtaks ruumi. Võimendid panime taha tiibade sisse, seal on neil võimalikult hea jahutus ja samamoodi ei häiri kedagi ja on võimalikult peidus varaste eest. Samas paigaldasime autosse ka iPodi hoidja, integreeritud auto oma süsteemi ja see sõidab motoriseeritud sisse-välja nupuvajutusest makist. iPodi hoidja, mis me siia autosse ehitasime, et see ei ole nagu päris standardne poest ostetav detail, et kõik on tegelikult kõigepealt arvutis projekteeritud, täpselt auto mõõtude, iPodi mõõtude järgi ja siis siia autosse sisse kohaldatud ja õnneks selle väga ilusa viimistluse aitas kaasa laserlõikusfirma Osmet, kes meid siis aitas igatepidi laserlõikustöödega ja oli nagu valmis selliseid ekstreemseid lahendusi tegema. Lisaks oli meil plaanis ka päris palju valgussüsteemi, uste peale valgusefektid, pagasnikusse, istmete alla, jalgade juurde ja Twitterite alustesse, et just luua niisugust hubast valgust autosse sõidu ajal. Ghost Edition on selle auto puhul bränd, mille me nagu ise mõtlesime välja, mis oleks selle auto lisapakett ja see kõik sisaldab kõike seda, mida meie siia ehitanud oleme, siis kogu see helisüsteemi lahendus, disaini lahendus ja see valguslahendus. Et tulevikus inimene, kes ostab Renault Megane Coupé, põhimõtteliselt on võimalik selline pakett omal soetada. Alguselt seda tööd ette võttes ja neid plaane tees me seadsime endale tegelikult päris suured eesmärgid ja kasutasime siin autos niisuguseid meetodeid ja võtteid, mida me isegi pole ennem teinud ja tegelikult olime suhteliselt optimistlikud asja suhtes ja tänaseks päevaks on ainult üks asi, mille me oleme ära pidanud nagu jätma oma plaanidest. Need on uksesahtlid, lihtsalt aega tõesti selle jaoks ei väheks, aga ülejäänud asjadest me ei ole pidanud taganema, nii et tundub, et jõuame valmis. Kui seda autot ehitasama hakkasime, siis me just teadsime, et meie vastased on väga kõvad tegijad helikvaliteedi võistlustel ja meil selle võistluskogemus praktiliselt puudub. Me tegelikult oleme ju helirõhuvõistluse mehed. Aga õnneks see võistlus reeglistik sisaldas sellist punkti, kus tegelikult pool tulemusest annab ka see ehituskvaliteet ja leidlikud lahendused, siis me lihtsalt kutsumegi nad enda võitlusväljakule, kus meie osavad oleme ja üritame neile siis seal nagu tuule alla teha.